Head kuulajad, mul on taas hea meel teid tervitada podcastide sarjas Hommikukohv loovettevõtjaga. Mina olen Kaisa Pukk ja olen käesoleva taskuhäälingute sarja raames koos teiega ja põnevate külalistega. Lisaks podcastidele on meil oodata ka videolugusid, mille eesmärgiks on tuua esile loomeettevõtluse edulugusid siin Ida-Virumaal ja edaspidi saada tuttavaks ka loovettevõtjatega väljaspool Ida-Virumaad. Kuulamiseks on peaaegu kõik loomevaldkonna põnevad teemad: kunst, muusika, pärimus, toidukunst, muuseumite pärandid, ajalugu ja ehk suures plaanis kõik, mis ühendab loovaid inimesi. Käesolev taskuhääling Hommikukohv loovettevõtjaga on osa projektist Ida-Viru loomeklastri käivitamine, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Taskuhäälingute salvestused leiate edaspidi www.loomeklaster.ee. Täna on luubi all teema muuseum ja tööstuspärand. Meie kolmanda podcasti külaliseks on Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi direktor Ainar Varinurm. Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum tutvustab külastajatele põlevkivi kui maavara tekkimise ja kasutamise ajalugu ning tänapäeva. Muuseum asutati 31. märtsil 1966. Tere, Ainar! Tere, Kaisa! Eestis on täna üle 200 muuseumi. Mis teeb Põlevkivimuuseumi ainulaadseks Eestis ja ehk Euroopas ka laiemalt? No ainulaadseks selles mõttes, et ühest küljest on ta teemamuuseum ja tema teemaks on põlevkivi. See on teema, millega aastakümneid pole ei maailmas ega ka Euroopas keegi tegelenud, et temaga nii-öelda tegelemise pärandit koguda, süstematiseerida ja säilitada. On küll üle maailma mitmes kohas on erinevad teadusasutused, aga nemad tegelevad hoopis teise teemaga. Nüüd selles mõttes on ta ainulaadne, kuid mitte ainus. Nüüd juba 1,5 aastat on maailmas veel teinegi muuseum, kes tegeleb põlevkiviga, aga see on Šotimaal asub. Kunagi seal oli muuseum, vahepeal oli ta kinni aastakümneid ja nüüd entusiastid taastasid, kuigi see ei ole koht, kuhu saavad külastajad minna. Nad on loonud ühes väikeses majas ekspositsiooni, mis on võetud nii-öelda videosse ja seda videot on võimalik nende kodulehel vaadata, et põhimõtteliselt nagu füüsiliselt muuseumit ikkagi ei ole. Et selline huvitav nähtus tähendab. Ja üks võib-olla teema, mida nagu meie oma muuseumis üritame või tahame külastajatele näidata, anda mõista mingil moel, et miks Ida-Virumaa on selline, nagu ta on. Seega ta ikkagi on siis peaaegu ainus ju? Põhimõtteliselt küll, me võime ikkagi niimoodi öelda, no ainulaadne igal juhul. Tehniliselt on meid 2, aga külastada on võimalik ikkagi ühte. Aga kuidas sulle tundub, mis on täna siis just Põlevkivimuuseumi roll meie multikultuurses maakonnas? Siin on nüüd see, muuseumi jaoks ei ole mitte mingit vahet, kas meil on monokultuurne või multikultuurne. Ja, meie küsimus on anda inimestele informatsiooni sellest, mis oli. Täna ei ole muuseumi roll anda prognoose, kuigi erinevad tegevuskeskused üritavad mängida tulevikku, aga muuseumil puhtalt seda rolli ei ole, nii et selles mõttes meie jaoks ei ole see mingi vahe. Meil on võib-olla, mida multikultuursem, seda erinevam on see materjal, mis meieni jõuab. Ja seda kirjum ja elavam võib ta olla tulevikus teistele vaadata, et vau, mida kõike siin ei olnud, sest me ei tea, mis on aasta 10, 20, 30, 40 pärast. Esimene küsimus on see, et me peame olema võimalised andma informatsiooni väga paljudes keeltes. Ei ole reaalne, et sul on nii palju istub kuskil reas niimoodi 100 erinevas keeles giide, vaid et on lihtsalt olemas ka materjal, millega kas siis kuulata või lugeda. Ja? See on nagu üks põhiroll, sest et see teine visuaalne pool, sellel pole ju vahet, mis keeles see on. Jah.
Kui Põlevkivimuuseum avati 1966, siis kuidas sa näed, kuidas võib-olla muuseum ise on võib-olla keskenduks selle sisule, sest et te olete ka väga palju kolinud, et kuidas muuseum on aastatega arenenud ja muutunud? Sellised suuremad võib-olla sammud, mida sa saad tagasi vaadates öelda? Siin on nüüd üks võib-olla erisus väga paljude teiste kohta. Muuseumil on täna 4. püsiekspositsioon. Püsiexpo aeg on selline erinevates muuseumites erinev, tähendab 10, mõnel on pikemalt, mõnel on vähemalt, aga keskmine joon on kuskil 10 aastat. Nii palju võib öelda, et kõik ekspositsioonid on põhinenud reaalsetele artefaktidele. Et ka see viimane ekspositsioon ei ole läinud sellesse viimase aja suurde pöördesse kõikide nende interaktiivsete nende asjadega, kuigi midagi võiks, aga see tähendab muidugi raha, investeeringuid, võib-olla 5. püsiekspositsioon tuleb juba selline, kus ei ole üldse artefakte, on ainult ekraanid ja puldid ja kõik selline tähendab, et võib-olla tuleb ta ainult internetis. Eks tuleb ajaga kaasas käia ju ja vaadata erinevaid trende. Võib-olla ei tule üldse füüsilist. Muuseum kui selline on ainult arhiivid ja kogu muu asi ongi ainult netipõhine või igal juhul digitaalne ja võib-olla ka mitte kohapealne selles mõttes. Et see võib täiesti nii olla. Praegu hetkel on selles mõttes üks naljaks faktor on aastakümneid olnud, viimased 15 aastat vähemalt, et me oleme tehnoloogiamuuseum, teemamuuseum. 3% meie kliente tulevad kunsti pärast. Sel aasta 2 kõige suuremat gruppi, kõige fantastilisemat gruppi. Kevadel üle maailma erinevatest maailma otstest tulid antropoloogid, täiesti omaette maailm, jah. Aga need antropoloogid, kes tegelevad selliste 50-ndate, 60-ndate, 70-ndate tööinimeste nii-öelda teema uurimisega, käisid meil ja käisid kunsti pärast, sest meil on õudselt palju tööstuskunsti. Mina mõtlesin, et sa ütled, et 3% meie külasadest on mehed, aga tulid hoopis kunstnikud, jah? Või kunstiinimesed. Inimesed, jah. Täiesti omaette nähtus oli... tuli inimene Tallinna Tehnikaülikoolist ja teda ei huvitanud see tööstuse pool. Ilmselt teda teadis niikuinii. Ta tahtiski ainult kunsti. Ta oligi ainult selles ühes seinas kogu see aeg, tähendab, jah. Kõige kaugem ootamatu külaline kunsti põhimõtte jaoks, tähendab, inimene, kes tuli spetsiaalselt, ma kuulsin, et on see kunst, oli mootorrattur Ameerika Ühendriikidest. Mootorrattaga sõidab üle maailma. Niimoodi. Teine suurim grupp jälle oli septembrikuus tuli Inglismaa ühe kõrgkooli juhtimisel jälle rahvusvaheline grupp erinevatest riikidest, ka sealt teistelt mandritelt lausa, kes tulid ka ainult kunsti pärast sinna. Kõik muu neid, hea küll, me kuulame, mis te siin räägite, aga meid huvitab ainult see. See on väga huvitav, et vaata loovettevõtluse puhul me ka eelmises podcastis rääkisime ekspordist. Tee väga midagi ei ekspordi väljapoole, aga samas välisturistid tulevad ise magnetina nagu teie juurde. Et see on väga huvitav, et nii-öelda eksport ka tagurpidi töötab. Et teete importi? Ja me teeme inimeste importi selles mõttes, et tegelikult selle aasta nüüd need 2 kõige põhilisemat gruppi. Nende initsiaatoriks oli see, et Kummus oli suur näitus, kunst antropotseeni ajastul, millele osales ka 4 tööd meilt. Ja see oli mõlemile grupile üheks tõukeks. Et et peale selle näituse, mis on Kummus, on ühes kohas on neid lausa hunnikus selliseid asju, jah. Ja põrutasidki selles mõttes Kohtla-Järvele, et me tahame seda näha. Aga millised varad on siis teil kõik hoiul ja peidus, et millised erinevad kogud on,
ja võib-olla mis need kogud nagu ainulaadseks muudab? No esimene, miks nad on ainulaadsed? Sellepärast, et nagu me ise ütleme, kuskil 90% meie kogudest on asjad, mis ei ole taastatavad. Ehk siis neid ei ole kuskil mujal. Ja? Just eile tegelesime ühe materjaliga, meil on olemas koopia, mis on saadetud Ameerikast, ja otsisime mööda riigi arhiive ja Eesti arhiive ja Eestis ei olegi originaali. Meilgi on koopia, aga Eestis ei ole isegi koopiat mujal, tähendab, et selles mõttes oli nagu väga ootamatu olukord. Pluss siis loomulikult selle tööstusega ja selle piirkonna inimestega seotud asju, mida võib-olla kuskil mujal tõesti enam ei ole. Ja kuna meieni on nüüd viimasel ajal saabunud ka veel väga palju isikukogusid kunagistelt suurtelt tööstuse juhtidelt, ja, siis nende materjalide hulgas on selliseid asju, mida tihtipeale tavainimene ei tohtinudki teada. Ja. Sellest saaks ju kohe eraldi näituse teha? No ilmselt tulevikus mingil hetkel kuskil kohal peab tegema, tähendab, eks nad on seal erinevate poliitiliste piirangutega olnud varasemalt seotud ja sellepärast on mingid asjad olnud nii-öelda peidus. Ja nüüd on need jõudnud erinevad teed pidi meieni, tähendab, ja lood nende asjade juurde. Aga see ilmselt ei ole püsinäitus, vaid mingi ajutine näitus, ilmselt Valges saalis aasta või 2 pärast. Ja et selline nii-öelda, ma isegi ei oska talle nime anda praegu, täna. No täna ei peagi. Ja mingi seni teadmata faktid või keelatud informatsioon või mis iganes, tähendab, on selle teema nimi. Salainfo. No jah. Erioperatsioon. Mida kõike. Kuidas sa hindad, et kui palju seda salajast materjali veel, no mitte salajast, aga peidus olevat materjali veel inimeste kodudes on? Mida sa tahaks väga oma kätesse saada? Tead, tegelikult me räägime siin nüüd võib-olla, me oleme küll teemamuuseum, tulen uuesti selle juurde tagasi, aga me peame aru saama, et Kohtla-Järve põlevkivimuuseum on, mitte ei ole, vaid peab muutuma ka Kohtla-Järve linnamuuseumiks siiski, sest et Kohtla-Järve linn on suhteliselt noor linn. Ja siis, kui me viimati tegime ühte raamatut, siis tuli välja, et meil ei ole selle linna kohta eriti palju informatsiooni. Me oleme sellega nüüd vaikselt viimased aastad tegelenud, aga see on ikkagi nõrk veel. No jõudu lihtsalt ei ole füüsilist, jõudu ja aega. Ja võt see on see, mida sa just mainisid, et paljud inimeste kodudes on sellist informatsiooni, mida oleks õudselt vaja. Sest kui see ära läheb, siis me täna näeme veel olukorda, kus hulk vanu fotosid, millele osadele on võimalik veel kirjutada nii-öelda info peale. Ja? Aga kui tuleb kuskilt, et sama nagu me siin enne intervjuud rääkisime, et lapselapsed tõstsid vanavanemad asjad välja ja seal on väga huvitavaid fotosid, aga kui sellel fotol puudub informatsioon, millal ja kes, siis muuseumi jaoks ei ole see foto lihtsalt tükk paberit. Kui me saame nüüd siin teha ühe üleskutse kuulajatele, et milline on see väärtuslik materjal, mida võiks sulle tuua nii-öelda jäädvustamiseks, mis see materjal on siis, vanad fotod, kus on märgitud peale, millal see on tehtud, kes seal peal on, mis materjal nagu sind muuseumid? Selles mõttes, tähendab, kui me räägime puhtalt fotodest, see on enamus inimestel kõige lihtsam, ja? Ongi see, et palun, kuni on veel need inimesed, kes teavad, kirjutage fotodele, isegi kui nad on albumisse kleebitud, siis kirjutage kas või sinna alla, millal, kes ja mis sündmus. Et kui see informatsioon tekib fotole juurde, siis need fotod muutuvad, isegi kui nad on perekonna albumis, siis komplektis kogu muu informatsiooniga, mis koguneb muuseumisse, võib ka nendest fotodest saada väärtuslik informatsioon. Ja täna on ju see, et me isegi ei võta, meil on küll neid inimesi, kes tulevad ja toovad, me digiteerime ja anname tagasi.
Jah, on tehtud ju täitsa selliseid talgusid ka Toila vallas vähemalt, aga tahtsingi küsida ka digiteerimise kohta, et kui tähtis ja mis seisus see täna üldse on teie muuseumi puhul? Ütleme niimoodi, et enam kasutatavad kogud, nagu on kunstikogu ja fotokogu, on suures osas digiteeritud. Kunstikogus nüüd need uued saabunud asjad ei ole digiteeritud ja fotokogus on nüüd ka ports uusi asju, mis ei ole ja vanad filmid ei ole, lihtsalt füüsilist jõudu ei ole. Tööd veel on ühesõnaga? Meeletu. Kui oleks vabatahtlikke, siis tööd oleks nii, et jätkuks aastakümneks. Aga võib-olla saame teha üleskutse ka koolidele, gümnaasiumitele, äkki on huvilisi, kes tahavad tulla aidata vabatahtlikku tööd teha? No täiesti, meil kunagi olid vabatahtlikult koolinoored, kes käisid ja tegelesid digiteerimisega. Asi on nimelt selles, et see digiteerimine on tüütu töö. See ei ole teate kodus skannerist läbi lasta tähendab, sest meil on nagu normid. Okei, aga see on hea teema, mis võtta ikkagi huvilistele ju ülesse. Ja see on, anna andeks, ma sekkun, et see on ju tegelikult mitte ainult muuseumi huvi, vaid ka nende noorte puhul. Et kui teie vanemad ja vanavanemad, nende fotod, kui neid on alla kirjutamata, siis ka teie jaoks on see informatsioon varsti kadunud, sest ega teie ju ka ei mäleta, kes need inimesed seal fotodel on. Et siin saabki tegelikult tuua sisse sellise teema, et milline on muuseumi roll üldse kogukonnas, et me ennem rääkisime multikultuursest kogukonnast, aga et üldse, milline on muuseumi roll kohalikus kogukonnas ja kuidas saab muuseum võib-olla kohalikku elu ja loomemajandust elavdada? No hakkame sellest pihta, jälle tuleme tagasi vana teemad. Esimene asi on, meie asi on säilitada ja loomulikult ka koguda, eks ju. Ja kogumise puhul on see, et kuna me ei soeta midagi, nii on, siis nii palju, kui tuleb vabatahtlik annetusi ja kui nad on nii-öelda dateeritud ja nad nii-öelda kannavad informatsiooni, mitte ei ole lihtsalt paberitükid või fototükid, ja kannavad mingit informatsiooni, siis kõik see on loomulikult, sest lõppkokkuvõttes, kui me hakkame mingil hetkel jälle uuesti linna ajalugu koostama, siis on see väga tähtis. Täna on päevakorral Kohtla linna spordiajalugu, mis on tükeldatud erinevates kohtades. Reeglina on see kuskil erakogudena. Väga paljuski neist on nii-öelda just need samased fotod on puuduvad infona, nad on lihtsalt paberitükid, ilusad pildid ilusatest inimestest, sportlastest, mõnikord paljad ja higised, aga see ei ole väärtus. Keegi ei tea, mis värk toimus pildi peal. See ei ole väärtus sellisel juhul. Et kogukonna kaasmõjul ja abil nii-öelda saab suurema pildi nii-öelda kohalikust ajaloost. Ja kogukonna enda huvides kokkuvõttes. Kui tähtis on täna muuseumite vaheline koostöö teie muuseumi jaoks? Räägime võib-olla Eesti tasandil äkki? Eesti tasandil, ma ütlen ausalt, et ega meil väga niimoodi stabiilseid kontakte nagu ei olegi tähendab. Et tekivad erinevad üksikud see sama Kumu näide näiteks? No need ongi see, et meie kunst on käinud Kumus ja Pinistus ja Tartus ja kus iganes tähendab. Siis on tehnoloogilise poole pealt me oleme siin, kes on kasutanud, vahepeal oli ju nii huvitav, 90-ndad põlevkivi nagu kedagi huvitanud, isegi riiki, riik andis ju selle muuseumigi ju viskas minema selle otsus mõttes. Et Kohtla lihtsalt korjas üles selle, mis järgi jäi. Aga täna, kui sa hakkad vaatama, siis Eestis on nii palju muuseumid, kes kasutavad põlevkivi teemat. Äksi, jääkeskus, päris mitmeid lugeda tähendab. Kaevanduspargist ma üldse ei räägi. See on ju puhtalt selle peale ainult, ta on ainult kaevandamise peal siiski. Et neid muuseumid on Eestis nagu mitmeid, kes kasutavad seda teemat nagu erineval moel ära. Igast tööstus- ja tehnikamuuseumid üle Eesti tähendab, sest et kõik need pesuvahendid ja mis iganes siin on toodetud, need on ju kõik kuidagi seotud sellega ja nii et nad on seda teemat kasutanud.
Aga millised on olnud võib-olla ägedad koostööprojektid väljaspool Eestit mingite asutustega? Kõige kõlavam ilmselt oli nullindate lõpus täna nii-öelda keelatud maaga, aga tollal hetkel Venemaaga. Siis oli kunstivaldkonnas jälle kunstivaldkonnas projekt, millega uuriti Eesti kunstnike kogusid erinevates kohtades, erinevates muuseumites, mis oli ka Eesti kunstiteadlastele selles mõttes põnev, et saadi teada palju asju, mida ei teadnudki, et on Eesti kunstnikud kuskil kunagi teinud ja nad on kuskil a la keldrites peidus tähendab. Ja teine, mis on ka selline Hooti projekt, Euroopas on olemas selline asi nagu Euroopa kütuse muuseumite assotsiatsioon. Väga huvitav. Ja no see on see seltskond, tänu kellele ma tean, et kunagi olid põlevkivi muuseumid Austrias ja Šotimaal ja siis, kui meie kohtusime, siis Šoti mees just rääkiski, et meie oma on juba ammu kinni, tähendab, seal on kõik laiali, tähendab, ja siis 10 aastat hiljem, et küll meil leidusid paar hullu, kes kukkusid vanu neid kogusid lappama seal mingid neid kaste uuesti avama ja lõpuks jõudsid muuseumi avamiseni. Austria ei ole jõudnud. Võt. Et kes on nagu seda tööstusmuuseumit või üldse tööstuspärandi teemat Euroopa tasandil, Euroopa Liidu tasandil nagu väga palju torkinud ja praegu on ju igal aastal ka tööstusmaailmas, tööstuspärandi osas on ju ka iga aasta erinev nii-öelda teema aasta. Et see aasta nüüd kohe lõpeb, see oli muuseas raudtee tööstuspärandi aasta. Nii naljakas kui see ka. Et Eesti küll väga aktiivselt selles ei osalenud, nagu ma aru sain. Meie ei raudteemuuseumid ega keegi nagu sellest suurt osa ei võtnud, aga noh, ma räägin, et see oli tähendab. Et tööstuspärandit kui sellist tegelikult Euroopas üha rohkem hakatud tegelema selle teemaga. Väga äge, et teie nii-öelda valdkonnas on ka teema-aastad. Muide, ma leidsin midagi ühist meil, et minu ülikooli lõputöö oli teemal erimärgistatud kütus, nii et näed. Aga tuleme korraks, räägime loovusest, et praegune püsiekspositsioon keskendub siis põlevkivi kui strateegilise ressursi kasutamise ajaloole ja tänapäevale. Muuseumis saab vastuse küsimustele, kus ja milleks seda kaevandati ja kaevandatakse ning mida sellest pruuniks, kullaks kutsutud kivist tehakse. Aga kust ja kuidas üldse tekivad näitusideed? On ju veel lisaks püsinäitustele ka nii-öelda väiksemad sellised eriprojektid, et kus sul need ideed tulevad ja kus sa saad neid? Nendega on... See on niimoodi, et sellele ei oska vastata. Sest et... Klassikaline vastus on lambist. Ei, mitte lambist. Või kanal oli lahti. Ei, mina ütlen niimoodi. Kusjuures see on juba väga palju aastaid. Muuseas oma esimesed mängujuhiprojektid ma tegin täpselt samamoodi. Mul on... magamisvoodi kõrval paber ja pliiats. Seda oleme ka palju kuulnud, jah? Ja kui mõtte öösel tuleb, see kohe kirja panna. Ja, just. Ja mul ongi nii. Ja tead, kui palju on tekkinud ideid ja projekte. Järsk on niimoodi öösel, bum, ohoo, kirja. Teinekord hommikul ootan, pagana jama sa siin ja kirjutan talle, et mitte millestki ei saa aru. Siis hiljem hakkab jooksma. Ahaa, nüüd saab nii tähendab. Et need on need sellised mõtted, mis käivad erinevate asjade puhul. Aga mis puudutab nüüd püsiekspositsiooni, siis see on selline, et see ei ole hooeline asi. Ja seda sa ei saa teha nii-öelda, nagu sa ütlesid, lambist või keset tööd tekkinud ideedega. Aga selleks on ikkagi vaja meeskonda, mis valmistab pikalt ette, sest püsiekspositsioon peab põhinema ikkagi reaalsetele faktidele ja teemadele ja hoidma mingit kindlat stsenaariumi.
ja seda ei tee nii-öelda niimoodi hobilt valmis. Sinna võivad tekkida mingitesse kohtadesse mingid mõtted, kasutame seda, kuule, tekkis mõte, tähendab, kas me seda kuskile süsteemi saame panna või, sest see on ikkagi mingi süsteem. Ajutiste näituste puhul, need on need, mis tekivad, tähendab. Ja tihtipeale tekivad nende näituste mõtted ka ajastu teatud nõudmistest. Ja? No sellel kevadel tekkis nii-öelda ajastu nõudmistest meil seesama teema, miks me tegime siin kevadel ja suvel väga palju intervjuud, videointervjuud muuseumis endas inimestega, kes on olnud küüditatud. Sest et meil on olemas küll organisatsioon, kes sellega on tegelenud, aga sellist elavat lugu on ikkagi olnud väga vähe. Ja me korjasime neid, et kui hiljem see kuidagi matale kõik kokku panna, siis võib saada päris asja. Niimoodi tagantjärgi mõeldes on mingi aeg info kogumiseks päris kriitiline, sest et ühel hetkel sul enam ei ole neid inimesi või seda, mille kohta sa tahad infot küsida, on ju? Just täpselt. Elavatelt inimestelt. No see on seesama, me ju tuleme tagasi ringiga, seesama fotode küsimus, tähendab, üks asi on elavatelt küsida, teine asi, ei ole ka neid, kes dateerivad kõiki neid asju ära, eks ju, ja pole ju vahet, kas inimene räägib või ei räägi. Et kahjuks ma ka isiklikus plaanis tunned, et oleks olnud targem, oleks võinud ju vanaemadelt, vanaisadelt palju rohkem kunagi küsida. Ka enda kohta. No. Või põlvede kohta. Just täpselt. Aga esimesed kirjalikud teated põleva maa leidmisest Kohala mõisast Eestimaa kubermangust jõudsid Peterburi 1789. Teema huvitas Vene riigi heaolu tõstmisele pühendunud Peterburi vabamajanduse seltsi. Selts saatis Kohalasse küsimustiku, et põleva maa või kivi leiukohast täpsemat infot saada. Küsimustele vastas mõisa omanik, kes teatas, et põlevat kivi kasutasid mõisa karjased öösiti enda soojendamiseks. Et millised võib-olla on veel ägedad sellised ajaloolised, ma ei tea, legendid, kas siis tõesed või mitte tõesed, põlevkivi kohta, mida vist kuulete ka jagada? Kusjuures paned tähele, et see on nüüd see moment, mida me ei ole siin kordagi maininud, et põlevkivitööstuse ajalugu, see, mis oli kuni selle ekspositsioonini, mis meil täna on, püsiekspositsioonini, oli ju välja töötatud 60ndate keskel, mis väga paljuski ei vastanud tegelikkusele. Seesama Kohala lugu on ju nüüd viimaste aastakümnete nii-öelda täiendus Eesti põlevkivitööstuse ajaloole. Legend on olnud, seda saunamehe legendi, kusjuures ma isegi ei tea, kes selle välja töötas. Kahtlustame, et see on välja töötatud legend. Aga on olemas üks tegelik lugu. Seal, kus täna on Kohtla-Järvel spordihoone. Selle koha peal, või tema taga on praegugi koht veel olemas, oli kunagi Järve vallamaja. Ja Järve vallamaja juures oli postkontor ja postkontorisse tuli, ma praegu ei mäleta isegi aastat, aga see oli veel enne põlevkivitööstuse algust, tööle noor postijaama üle või postkontori üle Võrumaalt. No ei olnud kohalik selles mõttes. Ja tema oli siis see tubli mees, kes mõtles, et oi suvine aeg, et teen selle väliköögi, kuna seal mingid remondid, värgid möllud. Ja kasutas liiga palju samas kõrval olevast kraabist seda pruuni kivi sinna väliköögi ehitamisele. Nii et esimene supp valmis ei saanud. Potid põlesid ära kogu ahjuga. Ja see on nüüd mitte legend, vaid teisine lugu tähendab. Teised asjad on muidugi kõik legendid. Kelle poolt nad on välja töötatud, ei tea tähendab. Aga on mingit veel sellist siis tõesti sünnid lugu rääkida, sarnaselt sellele köögi ehitamisele? Otseselt selliseid nüüd päris lugusid rohkem ei olegi. Aga kui kellelgi on, siis võite Aineriga loomulikult jagada. Tähendab,
legendid piirduvad põhiliselt karjapoiste ja selle saunamehe lugudega, tähendab rohkem selliseid olulisi legende ei ole. Ma ei ole küll kuulnud, et kuskil lehm oleks ära söönud ja ära põlenud, tähendab. Või keegi tegegi põlevkivist sauna endale, päris saunamaja. Kui keegi suudaks seda tõestada, see oleks nii kihvt. Me ootame infot. Ja just täpselt tähendab. Aga kas muuseumil on infot ka selle kohta, et mida tegi siis tavaline kaevur peale rasket tööpäeva, et kuidas see info on ka ajas muutunud, et kaevuri elu ja töö on ju ka muutunud palju, on tehnilises mõttes. Ja aeg on palju edasi läinud, et tegelikult meie regiooniga ongi ju seotud ka see, et nagu me ennem rääkisime, et kultuurielu oli väga tugevalt seotud sellega, et kus kaevurid elasid, kus nende suuremad kogukonnad olid ja tekkisid oma filmiklubid ja igas linnas oli oma kultuurimaja ja igas linna osas oli oma kultuuri. Mida tegi, milline oli tavaline siis kaevuri peale tööd õhtu? Oi, oleme nüüd ausad, et me mitte ainult kaevurid, vaid kõik need kohalikud peaksime jagama tegelikult 3 suurde gruppi. Nii. Esimene suur grupp on need, kes olid ükskõik mil moel huvitatud siiski kultuurist. Igasugused laulukoorid, tantsuringid, puhkpilliorkestrid oli meil kunagi nii, et jumal, siin oleks võinud ainuüksi tollase Kohtla-Reoni puhkpilliorkestritega oleks võinud laululava Tallinnas vist täis toppida. Või oma linnaosa teha. Terve linnaosa orkestrid teha, tähendab, ja. Et neid oli ju nii palju, tähendab, ja puhus kes iganes, kuule mina, isegi mind on omal ajal trompetit õpetatud Imre Pärnametsa juures. Ma isegi suutsin kunagi mingi asja ära teha. See oli nii ammu. Vot, siis kõik need igast uued tehnikad ja tehnoloogiad, kaevandustel oli ikkagi raha ja võimalusi, tähendab. Siis need olid ju siin kõik olemas, no mingi fotoklubisid, laste fotoklubisid oli igas majas, kõik need koolinoorte pioneerimajad, kultuurimajad, klubid, igal pool oli oma laste fotoring, igal pool. Pluss siis oli tehaste juures, mõnel oli kaevanduste juures, meil tekkis filmiklubi, mis tegeles sõnaos mõttes filmimisega, tähendab, tegid päris hästi häid filme, tähendab. Täna on kogu see fond antud üle ERMi, ise tegelesin sellega, sest et lihtsalt filmide hoidmisel, vanade filmide hoidmisel on niivõrd keerulised tingimused ja see on lihtsalt üle jõu, meie jaoks üle jõu käib. Õnneks on nad ERMis ja ERM on ka väga hea, õnnelik selle üle. Vot kogu selle tehnoloogia poole pealt tulen edasi, et kultuur, muuseas tänu sellele, et olid kaevandused, olid meil ju siin esimesed arvutuskeskused. Kuulge, mina esimest korda istusin arvuti taha aastal 1978. Mind ei olnud siis veel. Ja, ma alles hiljuti muuseas sain teada, et see arvuti, mille nimi oli Nairi, ei olnud tehtud Eestis, vaid hoopis Jerevanis, Armeenias. Aga okei. Et selles mõttes, miks see piirkond on kogu aeg natuke teistmoodi, tähendab. Nüüd, ja ka väga palju kultuurivõimalusi on olnud, ja. Nüüd teine suurem grupp, päris suur grupp, on ju see, et vaata kaevurid ja ka tehasetöölised, need on ju reeglina kõik mingid sellised nagu need meeskonnad, brigaadid või kuidas neid ka ei nimetada, ja ühesõnaga, kui sa vaatad kogu selle linna, tuleme nüüd spordiajaloo poole, kui palju meil on meeskonnavõistluseid ja meeskonna erinevaid alasid olnud pidevalt populaarsed. Jalgpallist ma ei räägigi, tähendab siin Jõhvi palkpall siin 100 aastat ja erinevates linnaosades on siin jalgpallid võistlused olnud, tähendab hoki, võrkpall, ma ei tea, mida kõik iganes tähendab. Kuna me tegime omal ajal Kivilis intervjuusid, siis tuli välja, et Kivili linnas oli 40-ndatel linna ja linna ümbrusel 15 võrkpalliplatsi. Suvisel ajal. Millegi jaoks oli see vajalik? Mõtle, kui palju neid oli siis, kui nii palju tekkis neid platse, et ei mahtunud paarile, eks ju. Et teine asi see, et kaevurid, ma jätkun veel selle teise grupi juurde, kuna on raske töö tegijad sellel ajal, siis kõik need igasugused
maadlejad, poksijad, kuna meestel polnud ju vaja jõutrenni teha, nad terve päev tegid jõutrenni, neil oli vaja tehnikat õppida ja muudkui ka saida tulemusi tähendab, et selles mõttes oli see. No ja kolmas seltskond on need, keda ei huvitanud mitte midagi. Mis need tegid siis? Puhaitasid? No põhimõtteliselt tähendab. Saad aru, et selle 1/3 pärast oli omaaegsel kaubandusvalitsusel ainult üks ülesanne. Poes pidi olema valikut, et kaevuritel oleks oma raha kuhu raisata, et nad ei jookse ennast surnuks. Aga samas see on ju ka tänapäeval niimoodi, et poodides on ju see valik on ju suurepärane. Jah. Kuidas sa näed täna Ida-Virumaad? Kas see tundub sulle, et on võimalusi loov või kuidas see sulle tundub? Tead, ei ole vahet piirkonnast. Kõik piirkonnad on võimalusi loovad. Aga idas on nüüd selles mõttes tänu sellele, et meil on, hea küll, meeldivalt öeldes songitud maa. Jah, meil on siin kõik need aidud ja Kiviõli seikluskeskus, muidu muuseas poleks olnud ka, kui poleks olnud põlevkivitööstust, kujutad see ette. Ma ei tea, kus ma oleks suusatamas käinud, kui poleks olnud Kiviõli. Ma ei kujuta ette. Seesama, nagu sa ütlesid, multikultuurne seltskond, ehk siis tegelikult väga erinev seltskond, mis tähendab seda, et on võimalik teha väga palju erinevaid asju, sest et inimesi, mida rohkem on rahvast, seda rohkem võib olla nende hulgas neid, kellel meeldib vähemalt mingile osale see, mida sina teed. Ja? Sest mida vähem neid on, seda vähem on see võimalus, et on leiduvad need, ka need samased meie loomeettevõtjad, ja? Kujutad ette, kui Jõhvi linnas oleks 5000 elanikku, kogu maakonnas oleks umbes sama palju nagu tänases Jõgevamaal, eks ju. Noh, me oleks enam võrreldanud. Kellele nendel loovõtjatel oleks müüa? Turiste poleks siia tulnud. Turiste oleks siin huvitanud võib-olla mis asi? Narva, sest piiripunkt. Ja võib-olla Kurtna järvestik. Rohkem poleks siin maailmas midagi olnud. Pankrannik. No, pankrannik, ja okei, kõik. No. Kuule, Toilas paad poleks olnud. Mis need turistid seal Toilas oleks teinud? Kuhu nad lähevad? Yeah. No, et tööstus on mingil moel kogu selle loovmaailmale ka loonud situatsiooni, et neil on siin võimalus teha peaaegu ükskõik mida, sest selle rahva hulga seest ikka on võimalik leida kedagi, kellele seda on vaja. Et meil oleks täna selline Ida-Virumaa, nagu ta on. Just täpselt. Aga ta ongi sellepärast selline, nagu ta on. Milline on Põlevkivimuuseum 5 aasta pärast? 5 aasta pärast on Põlevkivimuuseum täpselt selle piiri peal, kus peab olema kas kohe või juba on otsustatud, missugune on järgmine püsiekspositsioon ja mis saab edasi. Ja. Kas kogu see kogude pool läheb kuhugi, ei lähe kuhugi, kas tekib uus püsiekspositsioon ja missugune ta tuleb. No igal juhul peab ta tekkima, küsimus on jah, missugune. Ja kas me liigume digilahenduste poole? Kui nüüd vaadata mõningaid uusi suundumusi Euroopas, siis tegelikult üle digitaliseerimine hakkab vaikselt tagasi tõmbuma. Seda on nii palju inimestel juba olnud, et tekkinud taas huvi reaalsete artefaktide vastu. See on üks asi. Ja teine asi on see, et võib-olla Põlevkivimuuseumist on 5 aasta pärast saanud hoopiski linnamuuseum. See on nagu väga hea uudis, et tullakse sealt digimaailmast natukenegi tagasi. Et tegelikult see ju ühel hetkel ikkagi väsitab ükskõik mis mahus, ükskõik mis valdkonnas, ka tavalist elu. Et sa tahad, nii nagu sa tahad tulla tagasi loodusesse on ja päris elus, siis muuseumis sa tahad ka nagu ikkagi päris asja näha, mitte keegi ekraanilt vaadata ja katsuda. See on see, et ka praegu on ju vaata, haridusasutustes on juba väga tugevalt hakatud seda eriti seda nii-öelda isiklikku digit piirama, eks see tähendab, et ei jookse, iga laps ei jookse oma telefoniga kõik tunnid kogu aeg. Et no ma tean ühe kooli põhjal, kus on isikliku telefoni nii-öelda kaasaskandmine on lubatud ainult reedeti.
väga head näited ja ma tean ka, et paljud koolid liiguvad selles suunas tõesti, et ühel hetkel ongi küsimus, et kui see kool tuleb sulle muuseumisse ja kõik on digi, siis mis see point on? Ja siin ongi see sama tähendab, et kui haridussüsteem on selle peale läinud, et muuseumid peavad, kui teatud mingil moel ka haridussüsteemi üks osadest, minema kaasa sellega ja püüdma anda võimalikult rohkem nii-öelda reaalset asja, jah. Et mine tea, äkki 5 aasta pärast me oleme seal samas kohas tagasi, mis tundub praegu nii aktiivselt liikuvat, et idee tekitada uus digiekspositsioon võib-olla laidetakse tollel hetkel juba uute disainerite poolt maha, ma ei tea. Eks aeg näitab siis. Täpselt nii, aga selge on see, et peab toimuma mingi tõsine muudatus. Vihjatud on ka selle peale, et üks, mida ma siin ütlesin, et võimalik, et see on hoopiski Kohtla linnamuuseum, võib-olla on see hoopis tööstuskunstimuuseum, millel on ka tööstusalane informatsioon. Jah, tuleb kavalalt mõelda, kuidas nii-öelda olla ikkagi eksklusiivne, sest muuseumeid tegelikult on ja sa tahad ikkagi oma seda eksklusiivsust hoida. Ka nime ja sisu poolest. No tööstuskunsti poole pealt ma olen öelda, et meil on maailma tasandil praegu ainult üks konkurent, kes asub hetkel keelatud riigis. Ehk siis Moskva linnas on üks asutus, mis on seal on mingite miljonäride eralõbu, kes tegelevadki ainult tööstuskunstiga. Mõtlemise ainult ühesõnaga on, kuhu poole liikuda, head valikuid ka on. Selleks, et üks muuseum saaks töötada nii pikki aastaid, on vaja ka mootorit. Ja mina julgen öelda, et sina oled selle muuseumi mootor, et millega see sinu mootor töötab, et mis sulle inspiratsiooni ja motivatsiooni annab? Kuidagi selline, ma tean sind ka juba aastakümneid, issand ma nii noor, aga kuidagi sa oled alati olnud selline särtsakas, väsimatu, positiivne, kus sul see sisemine põlemine, millest tekib? Selle kohta, et ma ütlen sulle niimoodi. Mina pean ütlema aitäh ühele oma õpetajale. Aga see oli 1994. aastal, oli selline suurem rahvusvaheline projekt, Eesti haldusreform, Eesti haldusjuhtimise reform, mille raames 14 erinevate ministeeriumite maavalitsuste inimest õppisid ja selle projekti raames oli üheks õpetajaks Inglismaalt Michael Radford. Tema oli suurfirmade konsultant, suurkorporatsioonide konsultant, juhtimiskonsultant. Ja tema kõige tähtsam sõnum kõige selle aja jooksul oli see, et õppige puhkama. Räägi meile, kuidas see käib. Kõik ei oska. Ja kui sa sellega saad hakkama, siis jätkub sul energiat ka tööks. Tema selline kõige tähtsam lause oli see, et inimesed töötavad palju mitte sellepärast, et nad ei jõua, vaid sellepärast, et nad teevad halvasti. Jah, ma olen nõus. Et tihtipeale nii palju segavaid, eriti täna on meil nii palju segavaid faktorid, just selles informatsioonilaines on nii palju segavaid faktorid, mis ei lase tihtipeale nagu õieti keskenduda. Ja siis ongi, Michael oli see, kes tegi mulle omal ajal selgeks, et puhkus ei tohi olla lühem kui 21 päeva. Mis aja jooksul? Järjest. Okay. Sest esimene nädal sa põed kõikide nende pooleli jäänud asjade pärast. Siis sa nädal aega puhkad. Ja siis hakkad sa nädal aega põdema kõikide nende asjade pärast, mida sa nüüd peab tegema hakkama. Ja. Nii et 14 päeva nagu Eesti seaduses. See on tõesti mõttetu, sest esimene nädal sa põed, mis jäi pooleli, järgmine nädal sa põed, et nüüd tuleb hakata uuesti tegema. Ja sa ei puhka tegelikult. No ja rääkimata sellest, et tuleb välja lülitada. Meil on üks suuremaid probleeme, kus hiljuti oli just artikkel selle sama puhkamise või selle nii-öelda tööaja kasutamise kohta. Et
tead, kui tore on mõnikord töötelefon unustada õhtul kontorisse. Kui sul selline asi on olemas muidugi. Paljudel ei ole ju teda tänapäeval enam, jah? Ja teine asi on see, et üks asi, mida ma sellest samast Maikli õpetusest, mobiiltelefon polnud sellel hetkel küll väga aktiivne, aga hilisemal ajal, et miks hetkel peale õhtut, soovitavalt siis 7, peaksid sinu telefonile tulema läbi kõned ainult pereliikmetelt. No äärmisel juhul hädaabiteenustelt. Ühesõnaga väga tähtis on puhata ja võtta aega endale. Võtke aega endale. Vot see sama, millest me väga palju on räägitud, kvaliteetaega, mis iganes, kuidas me seda ka ei nimeta. Kõigepealt see peab olema endale. Sinu oma hingele ja südamele. Sinu kõige lähedasem tähendab. Ja tihtipeale on väga tähtis olla ka täiesti oma ette. Ja siis saad alles anda väljapoole. Just täpselt, sest et kui sa ei lahe oma energiat, see ei ole võimalik teda anda. Kõik, no nii lihtne. Millest sa muuseumi direktorina unistad? Muuseumi direktorina ja Ida-Virumaa patrioodina? Mina ja unistan. Ma ei ole enam selle seas. Ma kuulen esimest korda, et kõige niimoodi ütleb. Kuule, aga tegelikult tõesti. Ei, selles mõttes, kui muuseumi direktorina, ma tahaksin, et kõik need kogud, kõik, absoluutselt kõik, oleks üksipulki läbi käidud, et kõik oleks digiteeritud. Et ei peaks minema, eriti mõnede vanade dokumentide puhul on see, et salati, kui teda on vaja nii-öelda liigutada, siis sa mõtled hirmuga, et ega ta ometigi pudenema ei hakka sul käte vahel. Nüüd isikuna, kuule, praegu hetkel unistan ma sellest, et see lumi ära ei sulaks. Et sa saaksid kiviõlli minna suusatama. Igal juhul, Ainar, suur aitäh sulle, et sa oled meie maakonna tööstusbrändid hoidnud ja väärtustanud. Oli väga põnev vestlus. Aitäh sulle. Olge ise ka tublid. Ja head kuulajad, suur tänu ka teile, et te võtsite aja, et olla koos meiega. Juba õige pea kohtume järgmises podcastis. Mõnusat päeva või õhtu jätku.